peale mitut tundi siis? 1,5 vähemalt. 1,5 tundi ootamist lõpuks liikuma. Täiesti ebareaalne ummik oli. Ja kuna nüüd näitab kohale jõudmist 0:30, siis ilmselt Vilniusesse me täitsa kindlalt kohe ööseks ei lähe. Vaatame, kas me lähme kuhugi siia samma varsti järve äärde või sõidame ikkagi natuke veel edasi kuhugi. Ühesõnaga veel täpselt ei tea. Update me vist ikkagi ei saanud läbi ummikust. Üks ummik on veel. Kuidas kommenteerite? Ei. Me ei kommenteeri enam. Me läheme otse Leetu. Me ei lähe otse Leetu. Me läheme otse poole. Me sõidame sellest riigist lihtsalt läbi. See riik ei meeldi meile enam. Pargitud. Läheme tuttu. Ülesse ja avastasime, et me oleme osalenud kalapüügivõistlusel. Enese teadmata. Kell 5 tulid mingid kalamehed. Algus mõtlesime, et mingid kohalikud noored tulid, lendasid laivi oma 10 autoga ja hakkasid lärmama. Aga nüüd tuleb välja, kell on mingi 10 hommikul, et hoopis kalapüügivõistluseni. Siis nad läksidki kalale mingi kella 5:30 paiku ja siis nüüd lõpetasid. Kahjuks magasime maha. Jah, Sandor oleks väga tahtnud osaleda, aga ta ei teadnud see kalapüügivõistlus. Tere hommikust! Kell on 12 ja me hakkame sõitma Vilniuse poole. Eile otsustasime, et me ei hakka Vilniuseni minema päris. Jäime poole tee peale, kuna me istusime umbes 2 tundi ummikus ning sõit oleks veninud veits liiga pikaks. Ja see veis näitas jõudmiseks mingi 12:30 äkki ja seal alles mõtlesime, et me ei hakka siis enam kohta otsima. Ja siis ma vist näitasin ka, kui me jõudsime, et me oleme kuskil järvekese ääres. Ma tegin hommikul mingit klippe ka. Koha nimi vist on Pumpenai. Jah. Via Baltica ääres väike külake. Ja magada oli täitsa okei, kuni siis tulid hommikul täpselt need kalamehed. Aga siis ka ikkagi nagu ma olin mingi tund aega üleval, aga peale seda mingi 6:30, 6:30 jäin uuesti ka magama ja magasime täitsa mingi 10-ni, 9-10-ni. Ja nüüd on jah kell juba päris palju, tegime rahuliku hommiku ja vihma sajab, aga pole hullu. Lähme avastame Vilniust nii palju kui saame. Lähme tripime. Tripime. Ilm absoluutselt küll ei hellita meid. Me oleme Vilniuse kesklinna poole teel ratastega ja me oleme täiesti läbimärjad. Mis meie lõunasöök on? Jäi lõunasöök on mingi kuus läbi. Mööda sellist teed saab Ikeast kesklinna ja tagasi jalgsi liikudes. Me nüüd oleme siin Ikea parklas tagasi. Vilniuse Ikeas, kus me enne auto jätsime mitu tundi tagasi. Ja algus mõtlesime, et küll jääme siia ööseks, aga siis ikkagi leidsime Kaunase lähedal ühe ilusa parkimiskoha. Loodame sinna ära mahtuda, sest et Ikea parkla ikkagi märkide järgi on öösel keelatud ala, kus olla. Ehk siis, ma ei tea, võib-olla reisi jooksul me muutume nii julgeks, et me julgeme siia jääda.
aga praegu vähemalt lähme ikkagi sinna, kus on lubatud. I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Tänane õhtusöök on täielik delikatess ehk siis mingi knurri juustusupp. Tere pärastlõunat! Täna vist ei olegi ühtegi rääkimisklippi veel teinud, paar droonikaadrit. Kell on saamas vist juba 4, ehk siis me oleme jäänud siia suure järve äärde väga pikaks ajaks ja olimegi niimoodi, et toimetasime niisama mingite videote kallal ja drooniga filmisime, tegime süüa, koristasime terve bussi ära, kukukaid veits lappisime. Nüüd siis hakkame minema liikuma lõpuks Kaunase poole. Võib-olla käime veel ühest mingist vaatepunktist läbi, mis on ka siin järve ääres. Järv on ise hästi suur ja ilus. Nii et eks me näeme, mis see päev või õhtu veel toob meile. Käisime, avastasime paar tundi Kaunast, täitsa piisas, saime kõik kohad, kus me tahtsime minna, läbi vaadatud, siuke pisike nunnu linnake, nagu see vanalinna osa, et väärt käimist, aga rohkem vist ei ole siin väga midagi teha, meie jaoks vähemalt, nii et me plaanime ikkagi edasi liikuda või ööbida täpsemalt Kaunase kuskil külje all on mingi jõe ääres mingi parkla, praegu just Park Fortnite'ist leidsime, eks me siis näeme, kas see on hea, et lähme sinna. Meie esimene vee võtmine siis ka. Tere hommikust Kaunasest. Olime siis öösel ühe jõe ääres. Uni oli senistest öödest kõige parem. Meeletult selline, et mitte kordagi vist ei ärganud isegi üles kumbki meist. Ja nüüd on siis plaan selline, et lähme täna ära Poola. Lähme Varssavisse ilmselt ka. Ja siis vaatame, kus me ööbida julgeme või kus me üldse jääda julgeme. Ja ühesõnaga jah, ma arvan, et praegu on õige aeg see vlog ära lõpetada ja alustada siis nii-öelda järgmist Poola oma. Nii et näeme juba seal.